Ma arvan, et iluprotseduuridest on võimalik sõltuvusse jääda. Mina ilmselgelt olen jäänud, et ei salgagi üldse. Praegu ma olen 22 aastat vana, et esimest korda, kui ma tulin selle peale, et üldse korrigeerida nii-öelda enda nägu, huuli, üleüldse iseennast, et see oli ilmselt juba põhikoolis, võib-olla isegi juba algkoolis mingil määral. Ma vaatasin tol hetkel palju erinevaid Instagrami influencereid, nii-öelda jälgisin neid, vaatasin nende nii-öelda sotsiaalmeedia kontosid, pilte ja alati ahetasin, et nii ilus tüdruk, et nii täidlased ilusad huuled ja nii väike nina ja nii armas ja nii ilus ja suured silmad ja et tahaks ka, et mul olid ikka väga peenikesed huuled tol ajal, et sealt see mõte nagu tuligi ja alguse sai. Ma olen lasknud ainult huuli süstida, mitte midagi muud ei ole lasknud veel teha, aga kindlasti on plaanis üheks nii-öelda südamesooviks on mul siis kindlasti rinnasuurendusoperatsioon, et seda ma kindlasti tulevikus plaanin teha. Üks unistus on kindlasti ka täitesüstidega näo kontuurimine. See mõte siis tuli nii-öelda kurikuulsatelt Kardashianitelt. Nende perekonnas on see nii-öelda teada-tuntud iluprotseduur, mida nad teevad, et täitesüstidega tuuakse nii-öelda näokontuure rohkem välja, et lõuajoont ja nii-öelda põsesarnasid. Huuli kindlasti ma tahaks, ütleme nii, et veel suuremaks, veel lopsakamaks, et praegu on nagu natukene ära kadunud, sest ma ei ole jälle pikka aega käinud arsti juures. Minu puhul on ikkagi see lause, et mida rohkem, seda uhkem, et jah. Ma ei usu, et ma kahetsen midagi, mida ma olen teinud või kavatsen teha, aga samas ette ei näe, et ma ei ole ka selgeltnägija. Aga jällegi tehnoloogia ja meditsiin areneb, et kui tahan kunagi tätoveeringut eemaldada, mul on juba praegu see võimalus. Panen endal kunstrinnad, tahan kunagi ära võtta, mul on jälle see võimalus olemas, et meditsiin on niivõrd arenenud, juba praegu ma saaksin seda teha. Aga ma ei usu, et ma kunagi midagi muuta tahaks, et kui ma siiamaani olen kogu aeg niimoodi mõelnud ja tundnud, et ma ei usu, et see muutuks veel. Kui siis ainult, et tahaks veel rohkem midagi. See ei tee halba kellegile, see, et mul selline sõltuvus on iluprotseduuride või tätoveeringute või mis iganes millega, et see ei tee kellegile liiga ja mina ise olen õnnelik ja rahul sellega. Ma ei ole nagu kogu aeg nii julge olnud ja julge väljaütlemisega kui praegu. Et mind tehti ka väga-väga palju maha, negatiivseid kommentaare siit ja sealt nii netis kui päriselus, aga ma tegin palju tööd iseendaga, enda nii-öelda vaimse tervisega, et nüüd ma olen nagu järeldusele jõudnud, et mind ei peaks üldse huvitama, mida keegi minust arvab, et igalühel on enda arvamus ja võimalus seda avaldada, aga enam see ei mõjuta minu elu ja ma olen nagu nii-öelda siis kapist välja tulnud, et ma julgengi öelda, et jah, olengi selline ja mis siis on?